Kas sa saad oma mullased käed minu kuuest eemale? No midagi, see on ju üsna kuldne sell. Sellest saab ju Taavi Hertsogit või ilma kuninga pearaha. Magnusel pole midagi anda. See Liivimaa kuningas poleks leivasuude eest kroonipointi, kui keegi seda tahab. Kas sina oled selle mässajate jõugujuht? Kas sina, kes saatsid oma näljaroti Tallinna linna lehmaka ära varastama, kuninga väesalka mässajateks? Sinu me poome üle. Jürgen von Tiesenhusen nimetab mässajateks igaüht, kes Maarjamaa ristiretkedes saadik temale perekonnale antud läänil kohut hakkab mõistma ja sõjamehele sööki keelab. Minu mehed olid näljas. Tead, Tiesenhusen, sinuga ei ole pikka juttu. Täna on su viimne päev. Ja et sa oled suure suu ja julge jutuga, jätame sulle nüüd valida, millisel viisil lääni härra surra soovib. Kas nii, et oda su südame lõhestab või nii, et mõõk su kõrvad lõikab ja kirstu panekuks su nägu kaunistab. Kuigi kirstu jaoks tuleksid ubakaalust tükikaupa päris kaua kokku korjata. Karl Hindriksen Kantsasest. Ma tean, sa oled ausas Soome rüütlisoost ja aadimees oma sõna ei murra. Mina, Jürgen von Tiesenhusen, soovin surra ausas kahevõitluses ja ma tahan näha, kas teie nende lõjuste seast on kedagi peale sinu, Karl, kes julgeb mulle vastu astuda. Jätke ta mulle! Ta kurat! Ma löön ta selle samade sauna tagant löödud kaikaga maha, nii et hambad on kuklas väljas. Kurat! Ta käis 2 kuud elasid minu kulus, minu naise voodis! Lubatud! Ühe vastu. Iskab pistoda maha. Eks tule ja võta, Karl. Jätta, Karl. See on minu sõda. Minu ja Barbara sõda. Kes siin sõjast räägib? See on ju Ponnius. Ponnius. Kaubasel ja võrgutaja. Oled pannud minu ja Barbara poeg 16-aastaseks. Jah, see õnnetus sai suguvõsal ära hoitud. Seda nime Tiesenhusenid ei mäleta. Barbara Tiesenhusen. Küll sa oma õde mäletad. Ma ei tea, kuidas ma üldse saan sind tappa. Sul pole südant sees. Mõrtsukas. Mõrtsukas. Timukas. Timukas. Timukas ei ole mõrtsukas. Timukas täidab seadust. Milline seadus käseb risti inimesel oma õde uputada? Ordumeister Plettenbergi abieluõigus. Liivimaa rüütelkonna maakonna otsus. Pärnu kokkulepe. Selle järgi oleksite te pidanud koos surnuks nälgima, aga see oleks talle olnud liiga ränk. Alamast soost loomaga ühte heitmist ei andestata aadlile. Meie perekond mõistis teid surma, aga sina, Raive, ikka hingad veel.